Igal aastal premeerivad maastikuarhitektide, arhitektide ja sisearhitektide liidud koos Kultuurkapitaliga parimaid ruumiteoseid. Välja kooruvad teemad, mis ehituskunstis aasta jooksul enim on esil olnud. Nii seatakse trende ning sätitakse suunda. Tuuakse esile järgimist väärivad võtted ning näidatakse, et ehitatud keskkond ümbritseb meid kõikjal. Oluline on, et see oleks inspireeriv ja toetaks meid igal sammul. Ma arvan, et Eik Herman Eesti arhitektuurile, eriti arhitektuuriharidusele, on natuke nagu lotovõit. See on väga väärtuslik, kui keegi väljast poolt, eriti nagu filosoofi niisuguse süstemaatilise mõtlemise pilguga vaatab mingit distsipliini ja leiab sealt niisugusi uusi ja huvitavaid, teinekord ka nagu väga olemuslikke toimimise printsiipe ja oskab neid välja tuua ja rõhutada nii, et nad üliõpilastele osutuvad päriselt kasulikuks arhitektuuri tehes ja tegelikult ka professioonile nagu kitsamalt või laiemalt. Et see taust, mis mulle koolis filosoofiast anti, oli pigem see taust, et sa oskad elada sisse erinevatesse sõnavaradesse. Ja saad aru, millised sõnavarad täpselt sobivad mingisse olukorda ja millised ka kujundid. Et ühelt poolt ma ei teagi, kas ma olen rohkem olnud filosoof või mingi sükene pool poeet. Et meil on päris palju vestlusi on olnud hoopis sükeste kujundite üle, mida kasutada lugude üle, mida projekti juurde saaks rääkida. Pigem mind huvitab ka filosoofia juures see, kuidas mõistetega erinevaid maailma luua ja mingis mõttes see ei ole väga erinev või et sellel on vähemalt oma tugev klapp arhitektidega, kes teiste vahenditega loovad maailma. Eik Herman on Eesti arhitektuurimaailma suunda mudinud ligi 15 aastat. Ta on õppejõud ja palju auhindu võitnud Kunstiakadeemia uue hoone üks autor. On kureerinud näitusi ning on pika ajalooga arhitektuuriajakirja Ehituskunst peatoimetaja. Arhitektuur on Eik Hermanile teema, mis ei ammendu. Lugudel ja mõtetel on ikkagi hästi tähtis roll isegi ruumi juures. Isegi kui me seda alati tähele ei pane, tihtipeale ei pane tähele, et me oleme mingis keskkonnas, oleme kuskil, mingis ruumis, mis mõjutab meid, siis tihti me ei pane tähele seda ka, kuidas me oleme mingites lugudes elame, mis määravad ette seda maailma, mis meil on. Ja see on suuresti nagu praktiseerimise põhine maailm, nii kunstid kui arhitektuur. Ja see, et nüüd niisugune filosoofiline mõte seal jääks kõlama sellisel moel, et sellest on päriselt kasu, see ei ole üldse lihtne. Seda üldiselt ei ole väga tihti juhtunud. Ja Eik on selle suutnud niimoodi teha, et on suutnud filosoofiat esitada nii, et temast saab ammutada mõtteid, millest on praktikas kasu päriselt. Praktikute maailma on aidanud avardada ajakiri Ehituskunst, mis alustas ilmumist 1981. aastal. Eik on ehituskunsti tagasi toonud kontsentreeritud mõtted, mis vahelduvad projektide ja teoreetiliste ülevaadetega. Ajakiri aitab näha, kuidas meie kliimavöötme omadusi ruumis positiivselt võimendada. Üks nendest asjadest, mis tundus huvitav läbi mõelda, on just uurida erinevaid neid sükseid ümbruskondi või keskkondi või nende aspekte, kammida neid läbi, et mõtelda selle peale, et mis see on see keskkond, kus Eestis me elame ja kus me arhitektuuri teeme, et meil on pool aega on külm ja sükene lägane, aga arhitektuuri tehakse just, kui meil oleks sükene igavene suvi, soe ja mõnus ja siis kõik pildid, mida arhitektid tavaliselt näitavad, kus nende maja on, et see on päike, pilvi ei ole, soe. Ja valge ka loomulikult, mis pool aega meil ongi valge, eks ju.
aga pool aega on pime. Pimeduse number on see järgmine, mis on plaanis. Seda veel ei ole, pimeda võitu. Eigile on oluline arhitektuuri suhe keskkonnaga. Ta leiab, et ümbritsev ruum mõjutab meid rohkem kui üksik maja. Keskkonnas on alati peidus rohkem mõtteid, nüansse ja kihte. Poolvalmis või üldse mitte valmis ruumid nagu on siuksed, mis kuidagi mõjuvad inspireerivalt. Kui ruumid on poolvalmis, siis sa ise hakkad oma peas neid edasi valmistama. Ja siis kuidagi selles on mingi inspireerivus, eriti kui sa ei saa neid edasi valmistada, et siis suunad selle pinge või pingestatuse, mis on nendes poolikutes ruumides olemas, kuidagi mingisse muusse, mingisse teksti või pilti või kujutlusse. Neid niisama ruume võiks olla. Nii hooned kui ka siis siukseid poolvalmis või arusaamatu funktsiooniga niisugused maastikke nagu jäätmaa või midagi siukest. Seal kuidagi avaldub mingit teatavat sorti vabadus isegi kõige rohkem. Kui Lasnamäed 1970-ndatel, 1980-ndatel planeerima, rajama ja ehitama hakati, siis tegelikult jäetigi Lasnamäe kui linnaosa keskele üks selline suur roheline sõrm, mis oli mõeldud Lasnamäe elanikele sellise rohe- ja puhkealana. Ja see Tondiraba park oli ka toona kavandatud üheks osaks sellest rohelisest vööst. Toona, nagu me teame, jäi väga palju Lasnamäel välja ehitamata ja jäi välja ehitamata ka see roheline vöönd. Nüüd on osa sellest rohelisest puhvrist välja ehitatud Tondiraba pargiks. See on Kadrioru järel suuruselt teine park Tallinnas. Uues pargis on säilitatud aja jooksul tekkinud maastik ning tegevused. Need on üles leitud ja välja puhastatud. Ka Tondiraba, nagu nimi ütleb, et ta on kunagi olnud raba, siis kaevandati siin turvast, võeti paekivi. Mingil hetkel, kui Lasnamäed ehitati, sai sellest üks suur prügimägi. Kõik see sai siin niimoodi areneda ja kasvada ja vohada natukene nagu iseenesesse unustati ära. Ja üks selle paiga võlu ongi see, et ta on hästi pikalt olnud unustatud ja see on lasknud sellel loodusel siin areneda täiesti omasoodu. Tondiraba tühermaalik ilme võib esmapilgul tunduda harjumatu, aga võib-olla see ongi Lasnamäe päris loodus. Midagi, mis on inimese ja looduse koostoimel tekkinud. Selline metsikus on tihedas betoondžunglis vajalik vaheldus ja oluline hingetõmbepaus nii inimestele kui linnas elavatele teistele liikidele. See oli üheks põhieesmärgiks meil ka selle projekteerimisel, et säiliks olemasolevat loodust võimalikult palju, et see tuumikala siin selle pargi sees on sisuliselt puutumata. Nii palju on siia rajatud jalgradu, et inimesed saaksid siia ligi. Et varem oli siin suur võsa ja praktiliselt mõned kohad olid ikka läbimatud ka. Kui me räägime üldse nüüd selle pargi puhul sellistest teede kihtidest või erinevat liiki teedest, siis ühed teed on meil sellised asfaldiga koos valgustusega, kus sa saad siis lapsevankriga või ratastooliga liikuda ja teised teed on siis sellised rajakesed metsa sees, mis on siis selleks, et näha erinevaid metsakooslusi ja romantiliselt jalutada. Et kui minna siia metsa keskele või täitsa selle pargi keskele, siis võib-olla tundub, et sa ei olegi Lasnamäel. Et see on hoopis täiesti teistsugune ja erilisem kogemus, et siin on veesilmad, siin on pohlad, siin on väiksed isetekkelised sillakesed. Et kõik see viib sind justkui hoopis teise konteksti ja võib-olla see ongi kogu selle pargi nagu suur võlu, et sa ei oota, et Lasnamäel on midagi sellist.
siin kasvab looduslikult astelpaju, mida me mujal Eestis väga palju ei näe. Et tihti on ta kuskil kasvandustes, aga siin on ta täiesti looduslikult ise olemas ja sügisel saab siit oma C-vitamiini kätte. Pargi kujunduses on olulised 3 tahku. Loodus- ja elurikkuse tõstmine, sportimis- ning mängimisvõimaluste loomine ja nende tegevuste säilitamine ja toetamine, mis seal aastatega ise tekkinud on. Oluline on vaheldusrikkus. Saab grillida, koera jalutada, võrkkiigest pikutada ja omaette olla. Praegu me oleme siis maastikurattaraja peal. See ongi ehitatud maastikule nii, et see maastiku loomulik osa. Siin on näha siis kivid, kivijäägid, mida ka inimene on lükanud ilmselt Lasnamäe torustikke ehitades. Kohe raja kõrval on puud. See on selline rada, mida sõites sa tunned, et sa oledki maastikul. Osa rajast on lageda peal ja osa rajast on siis siin puude vahel ja siin lagede peal on siin ka sellised sügavad augud, kust see rada läbi läheb, nii et päris huvitav on. Lasnamäel elab rohkem inimesi kui Tartus. Ometi on siin siiani olnud puudus inimlikust mõõtkavast ning heast nüüdisaegsest avalikust ruumist. Potentsiaali on Lasnamäel aga küllaga. Lasnamäelastele see park on väga oluline. Siin piirkonnas ju ei ole väga palju kohti, kuhu minna vaba aega veetma ja siin on ikkagi nädalavahetustel ja õhtutel on mänguväljakud ja spordiplatsid on rahvast paksult täis. Enne kui siia kavandati loodusparki, taheti siia teha golfiväljakut, mis tegelikult ju tähendab kogu selle olemasoleva looduse nullimist. Et see, et ehitati välja hoopis selline looduspark, näitab tegelikult väga hästi, kuidas mõttemaailmad on muutunud. Ja aina enam räägitakse ka sellest, kuidas linnas on vaja loodust kogeda, kas või selleks, et pärast tööpäeva lõppu lõõgastuda ei pea minema linnast välja, vaid et seda oleks võimalik teha linnas sees. Ja seetõttu tuleks just nagu näha linnas selliseid tühermaa nii-öelda väärtusi rohkem. Neid hakkab Tallinna linnas aina vähemaks jääma, sest ametlikus linnaplaneerimises nähakse neid tükke justkui lihtsalt tühjana ja need ehitatakse täis, ma ei tea, suurte kaubanduskeskustega. Sinna ehitatakse uued teed ja tänavad. Aga tegelikult võib-olla see, mida linn vajab, on hoopis, et nähtaks selle tühermaa potentsiaali pargina. Palju on märgitud, et Tartu linna sümbol Emajõgi on linnapildis nähtamatu. Uus linnaujula toob nii jõe kui vee ääres puhkamise ja suvitamise uuesti rambivalgusesse. Linn on saanud juurde ühe erilise, selgelt äratuntava paiga. Igav liiv ja tühi väli ei saanud ranna kohta ennegi öelda, kuid nüüd meelitab linnaujula paljusid, lihtsalt jalutajatest ja talisuplejatest kuni turnimishuvilisteni. Selles kohas oli Emajõe rand, üks Tartu mõnedest. Ja rahvas käis siin mitte nii massiliselt nagu nüüd. Ja iseenesest, kui linnas on selline koht, mis on selline üsna loodusliku ilmega, et see tegelikult väga paljudele inimestele meeldis, et sul oli selline võimalus üsna metsikult siin oma asju ajada. Et tegelikult võis igal pool lõket teha, keegi eriti ei kontrollinud. Osades kohtades kasvas hein, osaliselt oli liiv. Et sellise kohaga, kus olid mingid väljakujunenud kvaliteedid, me hakkasimegi tegelema ja me seadsime endale ülesandeks mitte neid väga ära rikkuda, vaid pigem natukene kas siis võimendada ja jätta alles ka natukene sellist määramatust. Selline kõige esmane arutelu, mis meil üldse laua taga istudes oli, et me ei taha luua sellist väga traditsioonilist rannaala, kus on kindlas piirkonnas on võib-olla mingisugune mänguväljak, siis kuskil on rannavõrkpallialad ja siis on mingisugune kindel piirkond, kus sa võid vette minna või ujuma minna.
et kõik need funktsioonid sai jaotatud siis kogu rannaala peale ära. See on üsna väike rannalõik, siin on tippaegadel väga palju inimesi korraga koos ja me soovisime kuidagi kõik need erinevate osapoolte tegevused siia niimoodi ära paigutada, et nad ikkagi kõik korraga mahuksid ja korraga teeksid ja üksteist võimalikult vähe segaksid. Maastikuarhitektidele oli suur väljakutse täita kõik soovid, kuid jätta ka õhku niisama olemiseks, liiva, muru ja veega mängimiseks. Selles kohas on päris palju erinevaid huvigruppe. Üks on see puhkaja, lihtsalt tartlane, kes tahab siin jalutada või suvel ujuda, aga on ka konkreetselt näiteks talisuplejad. Ja siis ka näiteks eraldi rääkisime puuetega inimeste kojaga, et millised on nende soovid. Et näiteks hästi selline lihtne asi, et mööda laudteed saaks ratastooliga sõita lihtsalt vee äärde, et saaks inimene panna jalad vette. See on selline väga kergesti täidetav soov, aga seda lihtsalt ei teata või et kõndja inimene ei oska sellise asja peale tulla. Linnaujula vormikeeles on palju vihjeid. Omal kohal on väikesed vimkad, uute võimaluste avamine ja esmapilgul varjatud nüansid, mille avastamiseks tuleb tõusta puude latvadest kõrgemale. Kogu selle rannaala kujundamise alus on tegelikult 2 sellist põhivormi, mis on siis tegelikult tulnud siin samas kõrval olevast lodjakojast, ehk selline hästi teravate vormidega lodjakoda, pluss siis pehmete vormidega ring, ehk siis kolmnurgad ja ringid. Ja meil tuli selline alusvormiks siis selline PIN-kujund, mis kaardi peal on siis asukoha märk. Kui näiteks Maa-ameti lennukid lendavad üle, teevad siin meil aerofotosid, et siis inimesed saaksid vaadata kas või kaartide pealt. Et me kasutame seda vormi nii suure ujula juures kui väikevormide juures, alates rattahoidjatest kuni riietuskabiinideni. Kui me neid turnimisvahendid hakkasime mõtlema, siis esimese asjana me teadsime kohe, et me ei taha siia kataloogist laevasid või paate või mingeid selliseid nagu teemaobjekte, mis tavaliselt nagu jõgede või randadega või meredega kokku käivad, just kui arvatakse, peaksid kokku käima. Et me kuidagi arvasime, et lapsed on tegelikult nutikamad, kui meie arvame, et nad on. See alguse prototüüp minu jaoks või see, kust see mõte on tulnud kogu aeg, et oleks vähe selliseid abstraktseid vorme, on ikkagi see vaibakloppimise puu ehk turnikas, et millel pole otseselt mingit otstarvet ja see surve seal peal midagi teha oli olematu selles mõttes, et mis tähendas, et sa võisid teha ükskõik mida. Ja seda abstraktset mängu on praegu ikkagi nii vähe, et need lapsed on surutud nendesse laevadesse ja mis need kõik on? Need lepatriinud ja et ei saagi ise midagi välja mõelda ja mõnikord on need isegi tõkestatakse seda, et sa saaksid midagi välja mõelda. Ja siis me kogu aeg olime otsinud sellist võimalust, et sellist vaba mängu tagasi tuua nendesse vahenditesse. Püüdsime teha neid siis erinevate vanusegruppidele, et need on siis nii selgelt lastele mõeldud ronilaid kui ka siis päris suur kalisteenika kompleks, mis on siis täiskasvanutele sportimiseks mõeldud. Rannaalad kipuvad olema ühetaolised. Liiv ja vesi on tugevad looduslikud kujunduselemendid. Ometi on meeldivad ja kutsuvad ka üllatuslikud lahendused. Sellised, mis loovad põneva ruumi ja aitavad ranna veel mängulisemaks muuta. Maastikuarhitekti vastutus on keskkond enda ümber paremaks teha. Mõnikord on oluline teha vähe ja võimendada seda, mis juba olemas. Eesti maastikuarhitekti portfellis on tegelikult selliseid rannaalasid on hästi vähe. Kui tuleb, siis tuleb selline, ma ei tea, mõni uus kiik kuhugi siia või sinna, eks? Aga kogu sellist rannaala projekteerida või kujundada, et kogu see ettevõtmine on tegelikult üks väljakutse. Mis selle töö juures alati käivitab, on ikkagi see probleemi lahendamine. Et siis peab olema see probleemi lahendamise soov ja see maailma parandamise soov. Et see iga liigutus või iga lahendus, mis sa pakud, peab midagi tegema paremaks ja midagi muutma. Selle ranna kordategemine on andnud linnale juurde ühe sellise koha, kus inimene saab puhata ilma, et ta peaks linnast minema sõitma. Sellise loodusliku asukohaga randasid, jõe randasid ei ole palju linnadest võtta.
tähtis on see, et linnas oleks hästi palju võimalusi jõe peale minna, jõge kasutada. Et olgu see siis vabaujula, linnaujula, olgu see kanal, et ma arvan, et neil kõigil on omad võlud. Et siin on just seesama, et nad on väikse ala peale on väga palju erinevaid funktsioone läbi mõeldud. Et võib-olla viimasel ajal Tartu ujulates seda nii palju tehtud ei ole, aga ma arvan, et tehakse järjest juurde. Arhitektide liit tähistas 100. aastapäeva linnaruumi installatsioonidega. Nende eesmärk oli panna linlased ruumi märkama ja esitada teravaid küsimusi. Vabaduse väljaku installatsioon Mõttepaus koosnes ligi 3000 puitpakust. Selle autor mängis puidu elutsükli pikendamise mõttega ja küsis, kas puidu kasutamine bioenergia saamiseks on soovitud rohepööre. Mõttepausi installatsiooni idee oli siis võtta üks väike paus kogu metsamajanduse protsessile. Et kui tavaliselt metsast võetakse mets maha, töödeldakse ja viiakse siis ahju, siis läbi selle installatsiooni anti korra võimalus tal ka Vabadusplatsil olla. Ja nende puupakkude vahel siis sai mõtiskleda või olla või tajuda seda protsessi või mõelda selle käekäigu üle. Mõttepaus kandis tugevat sõnumit. Ühest küljest tõi see esile pinnapealse suhtumise puude käekäiku, teisest küljest mõjus mänguliselt ja ootamatult. Väljakule, kus peetakse paraade, kõnekoosolekuid ja kontserte, tõi pakustik uusi tuuli. Installatsioon ise oli suhteliselt muutuvas protsessis, et öösiti ja õhtuti eelkõige toimus siis suuremad muutused, ehitati torne ja kasutati kogu installatsiooni mängulisemalt. Kui üldjuhul teed kunstinäitust või installatsiooni, siis vaevu keegi märkab seda. Ja siin Vabaduse platsil tõesti tundub, et Eestis elab inimesi ja nad tarbivad seda installatsiooni või kunsti. Arhitektidele esitab keskkonnasäästlik mõtteviis mitmeid väljakutseid, mille lahendamiseks viise ja võtteid alles otsitakse. Küsimus on, kuidas ühendada traditsioonid nüüdisaegsete võimalustega. Kogu inimkond, ma usun, et vastutab võrdväärselt rohepöörde teemal. Arhitektidel on võib-olla kõige sellise problemaatilisemad või dilemmad tekitavamad küsimused, et kumb siis on keskkonnasäästlikum, kas see on väga tehnoloogiline maja või vastupidi. See on hästi lihtne rehielamu, mida puiduküttel siis soojendada. Kliimakriisi leevendamine ja rohepööre puudutab kõiki valdkondi, ka linnaruumi ja arhitektuuri. Mõttepaus avas teemat omamoodi ja näitas, et kõik algab märkamisest ja teadlikest valikutest. Keset Kadrioru rohelust salapärases taskupargis seisab luulet täis ruum. Lugemispaviljoni Valge leht idee sündis rohujuure tasandil. Tallinna linna toel avati paviljon Kirjandustänava festivalil. Juba selle asukoht on Eesti kirjandusloo mõttes sümboolne ja nähtav. Varjualune asub Koidula ja Feelmanni tänavate nurgal. Kõik saavad siin korraks aja maha võtta ning minuteid või tunde raamatute seltsis veeta. Projekti alguse siis kohaliku omavalitsuse ja kogukonna siis nii-öelda ideest luua siia söötisalale siis mingi uus funktsioon. Ja meie ülesandeks sai siis sellele nii-öelda anda arhitektuurne vorm. Kadriorg kunagi on olnud selline suvituslik linn ja tal on teatud tüpoloogiad nagu puust majad ja klaasist verandad. Ja meie lähteülesanne oli ka, meile anti natukene ette, et proovige seda hõngu tabada, suvila, veranda, see meeleolu. Seda meeleolu me oleme nende klaasidega ja puiduga püüdnud siin tabada.
ta on nagu kirjanduslik metafoor. Sellised mõtted, mis on head mõtted, nad hõljuvad justkui õhus. Neid me kätte veel ei saa, aga me aimame. Et siis tundus, et see valge leht võiks olla ilus kujund. Ja selle kujundina siis proovisime ellu viia nii, et see ka võiks justkui lennata. Ja headel ideedel on üks suur vaenlane, see on gravitatsioon. Meie katse ja soov on siin võidelda selle gravitatsiooni vastu ja proovida seda ideed hoida õhus. Ja nõnda ta siin hõljub. Valge katus ja klaasis seinad moodustavad õhulise ruumi poeesia. Lugemispaviljonini viib puidust tee, mis kannab edasi Kadrioru hõngu. Verandalik atmosfäär mõjub koduselt ning kutsuvalt. Raamatud on valges lehes kesksel kohal. See varjualune ilma raamatuteta ei tööta. Siin on maketis näha. Siis ta paistab täiesti läbi ja siis ta on nagu kasvuhoone. Aga raamatud annavad talle justkui seina. Ja teatud tüüpi privaatsuse ka siin sees. Et siis on siin sees ka mugavam olla, kui sa igalt poolt ei ole läbipaistev. Ja selles mõttes et raamatutest endist teha see sein, see on see võte, mida me siin siis kasutasime. Lugemispaviljon aktiveerib ümbritseva linnaruumi, annab põhjuse Kadriorus teistmoodi patseerida, jalutada seal, kuhu varem ei sattunud, teha paus seal, kus seda varem polnud põhjust teha. Ruumilised elamused ja puhkepausid aitavad muuta linna sõbralikumaks ja mõnusamaks. Mida ma olen märganud, et inimesed tihtipeale jalutavad siit lihtsalt läbi. Et pigem mitte kasuta seda kõnniteed, vaid jalutavad siit nagu läbi. Väga lihtsa võttega annavad nad palju juurde tegelikult sellele ruumile. Neid ei ole arhitektidele vaja ega nende egole, vaid siin on üks koht, kus arhitektid saavad kaasa mõelda ja panustada. Me ise õpetame koolis, ise õpime koolis. Ja soov on ikkagi maailma paremaks teha. Ja see on üks katse, kuidas see maailm läheb paremaks. Näitus Klaasimeistrid on terviklik ruumiline ja kultuuriline kogemus, mis jutustab Eesti vanima tööstusharu loo. Eestisse tulid klaasimeistrid enamasti Saksamaalt. Kohalikke klaasimeistreid ja disainereid hakati koolitama Eesti Vabariigi loomise järel. Näitusel antakse vastused küsimustele, millised on Eesti klaasitööstuse juured ning millises seisus on tööstusharu praegu. Kuna me tahtsime ikkagi näidata ühelt poolt seda klaasi ilu, aga teiselt poolt ikkagi ka nagu see näituse pealkiri klaasimeistrid ütleb seda klaasi tegemist, seda meistritööd, seda meisterlikkust, mida nõuab klaasi tegemine. Ja ütleme, kui väga paljude materjalide puhul me oleme ikkagi väga konkreetselt mingisuguses esemetüübis kinni, siis tegelikult klaasi puhul meil on käed nagu vabad, et me kujutame ette, et klaas on kas pudel või aknaklaas, aga ka peeglid, klaashelmed, tänapäeva kas või kosmosetehnoloogia, kõikjale on klaasi vaja ja muidugi väga oluline on klaasi puhul ka tänapäeva maailmas see, et ta on taaskasutatav. Ta on ainus materjal, mis on täiesti 100%, sa võid temast teha uue eseme, nii et tema kvaliteet ju ei kannata. Näituse ülesehitus aitab klaasesemete kujundamise ja tarbimise lugu rääkida mitmel tasandil. Kujundites, ruumiliselt, materjalide ja detailidega. Näituse sisearhitektide ülesanne oli luua mitmekihiline võlumaailm, mis tooks välja klaasi kui materjali eripära. Näituse kujunduskontseptsioon sai alguse tegelikult hästi lihtsast printsiibist, et me vaatasime klaasi omadusi. Et klaas on tugev, klaas on õrn, läbipaistev, peegeldav, ta võib olla värviline või siis valge. Et üritasime leida need klaasi omadused, mida saaks nagu ruumi tuua.
kui näitus algab tegelikult juba nagu esimesel korruselt, ehk siis trepikoja külgsein on kaetud meil moonutatud peegliga ja terve teine korrus siin Tõllakuuris on visuaalselt, me oleme nagu loonud külastajale sellise kristallpalee või klaaspalee olemuslikku, et mis oma tummade seintega ja nende ribakardinatega annab siis sellise aistingulise maailma. Kui me seda näituse projekti tegime, siis meie jaoks oli oluline leida mingisugune läbipaistvus ja ruumi, et ei tekiks sellist väga nagu väikeste pisikeste ruumidega näitust. Peale natuke otsimist tulime sellise huvitava leiuni nagu see nöörkardin, et tegelikult mis on nagu juba aegade algusest peale ilmselt olemas, aga tänapäeva sisearhitektuuris mitte väga niisugune tavapärane materjal. Et kui vaadata otse, siis tegelikult see kardin paistab täielikult läbi ja kui vaadata niimoodi nagu nurga all, siis ta tegelikult tekitab sellise nagu ühtse seina, mis mõjub sellise nagu ruumi eraldajana ja tekitabki siia täiesti sellise teise dimensiooni Tõllakuuri. Iga näituse osa on graafiline disain. Klaasimeistrite näituse sisu täiendab tagasihoidlik, kuid pilku püüdev disain. Näituse kujundamine annab ruumiloojatele ja disaineritele vabamad käed. Katsetada saab tavapäratute lahendustega, mis on mängulisemad. Graafiline disain ühe näituse puhul saab väga erinevat moodi töötada. Olla tegelikult täiesti tihe infograafika, viidastik isegi, et kuidas mingisugust infot otsida. Teine äärmus on see, kus võimalikult minimalistlikult lihtsalt annad selle kõige olulisema info. Et see põhimõtteliselt see ongi nagu selle lisainfo andmine inimesele, et mida ta lihtsalt esemeid vaadates või ise kätte ei saa. Meile tunduvad näituse kujundused väga põnevad ja just midagi hingele nende tavapäraste korterite ja kontorite vahele, et sa saad nagu teha sellist natuke installatsiooni tüüpi näitust, mida tegelikult ju sisearhitekti töös tegelikult väga palju sa teha ei saa. Et see ei ole nagu asi, mis sul jääb ja mis peab kestma aastakümneid, vaid tegelikult on nagu omas ajas, ta peab kõnetama külastajat, ta peab kõnetama külastajad niimoodi, et ta ei häiriks eksponaate, aga samas, et kui siia satub selline külastaja, kes tõesti ei taha või teda ei huvita see klaas niimoodi nii süvitsi, siis tegelikult ta väljub siit näituselt ka ruumikogemuse võrra rikkamana. Tegelikult me teadsime kohe algusest peale, et me tahame selliseid elamuskohti siia luua. Ja kuna see tegelikult see värviline klaasimaailm asub näituse kõige lõpuosas, siis me mõtlesime, et kuna meil kronoloogia on tagurpidi, et meil algab kõige uuemast ajast ja lõpeb kõige vanema ajaga, siis me mõtlesime, et nendele väikestele pruunidele tükkidele oleks vaja natuke särtsu luua. Ja eks siis, kui inimene jõuab näitusel lõppu, et oleks midagi nagu, mis tema meeli äratab ellu jälle uuesti. Et siin just täpselt on olemas nagu võimendatult siis kõik need klaasi omadused, et nii läbipaistvus, peegeldus, moonuntamine, et need kõik asjad on ühte siia pisikesse ruumi kõik kokku pandud. Klaas on habras, tugev, ilus, mitmekülgne ja inspireeriv. Selles ongi tema võlu ja unikaalsus. Põhjus, miks me sellest räägime ja klaasesemeid kogume. Põhjus, miks klaas vaimustab. Näitusele klaasimeistrid on kokku kogutud nii laialt levinud klaasesemeid kui ka haruldased esemed. See aitab väärtustada tarbekunsti, mida muidu ehk iseenesest mõistetavaks peame. Klaas on ju siiski paljus see nii-öelda olmeese. Seda, kui palju on inimestel klaasi kodus. Minul on ju need kataloogid ja kui paljude esemete puhul ma olen arvanud, et need ongi ainult kataloogi joonised, et need ei ole jõudnud tootmisesse. Ja tegelikult selle näituse puhul me jällegi tõestasime, et suurem osa nendest kataloogides olevatest vormidest, graveeringutest, et need tõesti ongi olemas.
hästi üllatav oli võib-olla nagu endale see, et mida rohkem sa sellesse klaasimaailmasse nagu sukeldusid, seda rohkem sa igal pool ainult klaasimärkasid enda ümber. Et küll kodus, küll vanemate juures ja igal pool, et sul tekkis siuke nagu paranoiline nagu jälgimine klaaside osas. Kui inimene, kes tuleb vaatama, ta äkki avastab mingi väikese eseme, mille puhul ta saab aru, et ta on seda näinud ka kuskil väljaspool muuseumi, näiteks omaenda kapis. Ja see tekitab automaatselt ühtpidi seda austust esemete vastu, mis sul kodus on. Aga teistpidi ka seda niisugust ahaa-efekti, et järelikult sellel on mingi suurem väärtus kui lihtsalt ütleme lillevaas või seal joogiklaas. Et selles mõttes neid asju hakatakse ka paremini hindama. Mis on väga-väga erakordne, on see Grünbergi vint, mis on siis nagu selline vint, mis keerleb selle eseme väliskülje ümber. Vot neid on tõesti üksikuid esemeid. Ja ta oli juba omal ajal hinnaline, teda oli raske teha ja tänapäeval võib-olla mõned üksikud esemed on üldse teada, lisaks nendele, mis siin vitriinis juba väljas on. Aga me kunagi ei tea, millal me teeme lahti ühe järgmise kapi, kus on see olemas. Tabasalu põhikool näitab ette, milline on inspireeriv ja koostööõppele orienteeritud haridusruum. Tabasalu põhikooli ja spordihoone sündis arhitektuurivõistluse käigus. Võidutöö märksõna oli mets ning sellest kasvab välja ka hoone sisearhitektuur. Kõige aluseks on siis arhitektide konkursitöö ja siis üks teema oligi, et mets või loodus, et kui me toome siia nagu küllalt sellise kandilise ja uue hoone, et kuidas siis sellises nagu Tabasalu-laadses kandis võiks see mets või loodus nagu siia hoonesse nagu sisse jõuda. Siseruumi peamised ja silmatorkavamad elemendid on puutüvesid ja oksi meenutavad liistud. Need moodustavad sõrestik seina, mis meenutab metsa. See on ühtlasi ka vahekiht sisearhitektuuri ja kasutaja vahel. Sõrestikule saab kinnitada joonistusi, töid, silte. Nii tekib õpilasel ruumiga aktiivne ja usalduslik suhe. Mis ma ise nagu tunnetan, mis on sellise algklassi või ka lasteaia või ka näiteks laste huvihariduse puhul, on see just, et sa tahaks, et ta saaks seda ruumi hästi vabalt kasutada. Ja kui ta ei julge seda seina peale oma tööd nagu panna, siis see loob nagu hirmu selle ruumi ees. Aga kui meil õnnestub veidi abistada nagu ruumi kasutajat, et ta võib teha selle töö, ta võib midagi määrida, sellest tekibki selline, meeldib nagu värelus ka võib-olla selle kasutaja nagu sees, et ta ei pea seda nagu mingisuguseks muuseumiks, vaid et ta kasutab seda ruumi nagu kuidagi veidi julgemalt või aktiivsemalt. Kogu selle hoone selline värvi ja materjali kombinatsioon, mul endal on tunne, et ta lähtus nagu sellest arhitektuuritööst, mis on väljast ka nagu hallikas ja kollane. Ja see, et ta nagu esile pääseks, siis ta võib-olla tahab ka natuke sellist rahulikumat nagu tausta enda ümber. Et seetõttu see võib-olla sai ka selline natuke maagiline hall talle nagu sõbraks, mis lubaks siis omakorda sellel kollasel selle võrra nagu paremini nagu esile tõusta. Aga halli taustal paratamatult kõik värvid hakkavad kuidagi veidi maagilisemalt nagu mõjuma, kui näiteks ta mõjuks nagu valge taustal. Arhitektuurivõistluse lähteülesanne nõudis, et hoones peab saama kasutada uudseid õppemeetodeid. Õppimine ja koolis käimine on sotsiaalsed tegevused ning kooliruum peab seda toetama. Et selle hoone eripära on see, et ta koosneb võib-olla Eestis natuke tavapäratult sellisest pesadele üles ehitatud haridussüsteemist, kus siis klass on praktiliselt kogu oma põhikooli osa vältel nagu ühes klassiruumis.
ja klassiruumid on siis omakorda 3 kaupa ühendatud nagu erinevateks pesadeks, kus on neil siis ühine nagu mänguruum. Hetkel me viibimegi ühest nendest pesade puhkealadest. Nad saavad videomänge mängida, saavad seina peale joonistada, et siin taga tegelikult need on sellised kirjutatavad seinad ja saavad see ruumi enda siis huvide järgi nagu kujundada ka, et nad saavad sellest mööblist siin ehitada erinevaid konstruktsioone ja siis ka võib-olla, et see koolitund kuidagi häälestab siin nagu ühtemoodi, aga et nüüd koju minekuks võib-olla maha häälestuda, siis sa siin korra veel näiteks nagu puhkad või et see on seda tüüpi siis selline ruum neil. Moodsas koolimajas peab olema ka argipäevaseid kokkusaamise kohti. Peab olema süda, millest kõik alguse saab. Keskne aatrium, raamatukogu, söökla on need paigad, kus õpitakse üksteist tundma ning suhtlema. Seal tekib ühtekuuluvustunne, mida varasemalt loodud koolimajade ruum ei soosinud. Ma hakkan nüüd meenutama, et milline on siis see ajalooline koolihoone. Mina olen pärit Lasnamäe tüüpsest koolimajast. Ja milline see koolihoone oli, et mingis mõttes võiks öelda, et ka meil oli pesade süsteem. Aga et kuhu sealt pesast nagu minna? Pesast sai minna garderoobi ja pesast sai minna sööklasse. Sai minna ka võib-olla mõnda õppeklassi. Aga selline nagu laste kogunemise ruum, mis oli näiteks aula, võib-olla ka spordisaal, nad ei olnud nagu avalikus nagu kasutuses. Ja ega sealt nagu eriti sai julgenud sealt nina nagu välja pista. Tänapäeva moodsate haridusruumide üks selliseid elemente või ka soove või unistusi ongi see, et ikkagi, et see laps tunneb, et see koolimaja on see on sul nagu selline koht, kus sa tahad olla ja kus sa saad käia, et sa julged seal käia ja tunned end turvaliselt, mis on üks teema, aga et sul on seal ka midagi teha või sul on kusagil nagu olla. Kool on koht, kus laps veedab suure osa oma päevast ja nädalast. Igal kooliruumi loojal lasub vastutus teha kool selliseks, kuhu laps ja õpetaja hommikuti hea meelega tulla tahaks. Ma alati olen uskunud arhitektuuri ja sisearhitektuuri sellisesse, kuidas ma ütlen, et see on väga oluline asi olnud minu arust. Aga nüüd, kus valmivad need uued nagu gümnaasiumihooned, ma kuidagi väga tunnen, et see betoon päriselt toob lapsed kooli või ta loob sellised keskkonnad, kus lapsed tahavad olla. Aedlinliku Rakvere linna ja haridusruum on rikkamaks saanud tagasihoidliku, kuid iseloomuga hoone võrra. Uus töö- ja tehnoloogiakeskus toob kokku linna põhikooli õpilased. Puidu- ja metallitööd, käsitööd ning kodundust saab nüüd õppida ja õpetada inspireerivas hoones. Ristkihtpuidust hoone tundub kitsas, kuid ruum on kavandatud leidlikult. Uus tehnoloogiakeskus siis jagab ühist hoovi Rakvere gümnaasiumiga, jäädes siis siia nagu hoovipoolsesse ossa oma peafassaadiga. Eesmärk oli seda hoonet hoidagi abihoonellikuna, aga samas, kuna hoonel on endal ka mingisugune asi ajada, siis ta peab olema ka piisav atraktiivne moment, et kui nagu ligineda siia hoonele, siis mõlemast otsast, nii Tembitu kui Tuleviku tänavalt, siis ta mõjub hästi sellise rahuliku ja selgena. Aga kui sa jõuad hoonele lähemale, siis ta nagu muutub oma katusemaastikuga natuke atraktiivsemaks. Selles hoones piir arhitektuuri ja sisearhitektuuri vahel on väga hägustunud. Ma võiks öelda, et sisearhitektuurne lahendus oli hästi loogiline jätku arhitektuurile. Näiteks see arhitektuurne vorm klassiruumides, nende sakkide ja laeakende näol. Et see tegelikult loob väga suure iseloomu sellele siseruumile. Tal keskel siis on selline üldalade plokk, fuajee ja sellised nagu väiksed ootepesad koos siis tualettruumide ja meistrite ja tehnoruumidega. Ja selle ümber siis on kobarana sellised klassiruumid, töökojad. Samuti on need klassiruumid siin omavahel ühendatavad. Siin on lükanud seinad, mida saab eest ära vajadusel lükata ja kasutada seda sellist avaramat ruumi.
linnapildis annavad hoonele kaugelt äratuntava ilme katusesakid. Nende sisse on peidetud aknad, mille kaudu saavad klassiruumid päevavalgust ning muudavad ruumid helgeks ja kergeks. Paindlikkus, kohandatavus, nutikus ja otstarbekus iseloomustavad seda maja. Vaadates ka ringi, missugused töökojad on, siis oli näha, et iga ruutmeeter on kulla hinnaga. On vaja asju kuhugi panna, on vaja seinale asju riputada, on vaja seina ees mingeid väiksemaid aparaate hoida ja sellest tulenevalt sai siis seintes olevad avad võimalikult nagu kompaktsena hoida ja kogu loomulik päevavalgus tuleneb siis katuse tasapinnas olevatest akendest ja tegelikult töökodadele sobibki paremini see ülalt langev valgus, kui siis külje pealt tuleb valgus, mis seidab kätele varju. Klassi otstes siis on need seinapinnad või mahud, kuhu on justkui peidetud kapid, siis sinna pidi mahutama ka tahvlipinna ja näiteks mingit tööriistaseina, et see tahvel liigubki siis seal uste ees, et samas see saab seal olla, aga samas on ka seal hästi praktiline panipaiga pind. Uue õppehoone loojad on teadlikult tegelenud ka ruumiga hoone ümber. Keskus ühendab 2 seni ühendamata tänavat, meelitab ligi jalutajaid ning niisama uudisimulikke. Lapsed saavad astuda otse õue, kas või selleks, et tänavale paigaldatud laua taga oma valmistatud maitsta. Mööda käia saab osa hoone sees toimuvast melust. Kokkandusklassis on oluline nii-öelda aknapind, kus siis tekivad vitriinriiulid, kuhu õpilased saavad oma töid panna, eksponeerida ja see aknapind suhtleb ka hooviga, kus siis tänavaruumist saavad inimesed neid töid näha. Õppehoone on ruumiliselt vaheldusrikas. Kavandatud on privaatsemaid õppeklasse, avalikku ruumi kui ka poolavalik sissejuhatav hoov, mida saab vastavalt vajadusele muuta. Et siin on siis sellised 2 pöördväravat, mis siis võimaldavad selle sissepääsu esise ruumi ära lõigata siis sellest avalikust ruumist. Igal hommikul tehakse siis lahti need väravad ja igal õhtul pannakse nad kinni. Ja selle mõte on siis see, et siia sissepääsu ette tekiks selline privaatsem õueala, kuhu on võimalik siis vajadusel näiteks mingit materjali ladustada või kuidagi midagi muud, et tekib selline turvaline sisehoov. Keskusele annavad teo ja näo 2 vastandlikku materjali, külm metall ja soe puit. Hoonel on puidust skelett ja sisemus. Väljast kaitseb maja tume metallist turvis. Need on ühtlasi materjalid, millega lapsed selles majas töötavad. Need sisearhitektuursed materjalid, et nad on mõeldudki selliselt, et nad ajas justkui kuluvad väärikalt. Et see, kui roostevaba terasel tekivad need kriimud, et nii hulgelt las nad tekivad, et see näitabki, et seda kasutatakse, aga sellepärast ei pea muretsema, et kui sinna tekib see kriim, et see materjal võtab selle vastu. Sama on ka puiduga, et tegelikult ongi mõeldud, et nad võivad siia naelu lüüa, et see ongi nende töökoda ja selliselt, et nad saaksidki seda teha. Arhitekt ei saa võib-olla kirjutada ette nii täpselt, et sa pead selles ruumis niimoodi käituma, et see õpilane tegelikult võiks seal tunda ennast vabalt. Ta võiks tunda ennast sedasi, et ta ei määri enda kohalolekuga kõik ära kohe, vaid see ongi võib-olla juba natukene sellise viimistlusega, et see juba kutsub nagu võib-olla naela seina lööma ja et see ei ole nagu probleem. Segaduses juhtuvadki huvitavamad asjad kui sellises korras olevas ruumis. Tallinna kesklinna mitmekesistab uus koolimaja. Muusika- ja balletikooli hoone Muba lahendus valiti välja rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel 2011. aastal. Selle võitsid Austria arhitektid.
Seejärel lisandusid meeskonda Eesti ruumiloojad ning tulemuseks saadi orgaaniline ja terviklik kultuuride ning ruumide põimumise paik. Kõikides meie töödes, mida me läbi aastate oleme teinud, käib ikkagi arhitektuur, väline ja sisemine omavahel käsikäes. Et see sisemine ja väline ruum peavad nagu kuskil kokku saama ja mida sujuvam see on, seda loomulikum on see võib-olla siis sellele kasutajale. Et kui siia majja siseneda, et siis tegelikult ma arvan, on väga selge vihje juba ka õues tulles. Me näeme fassaadi lahendust, siis tegelikult mingisugused vihjed tulevad ka siia aatriumisse. Et siin on natuke kuldset, samas on viltpaneelid, mis tasakaalustavad sellist glamuuri. Muba maja julgeb võtta vastutuse tuleviku ees. Selle loojad usuvad, et parimas ruumis kasvavad parimad heliloojad, koorijuhid, muusikud ja tantsijad. Selle nimel on vaeva nähtud nii detailide kui ka tehniliste lahendustega. Me ei teinud just kui tavalist üldhariduskooli, vaid see on ka ju muusikakool, ta on rütmimuusikakool, ta on tantsu- ja balletikool, aga ka samas kontsertmaja, et siin on ju saalide multipleks ja samas ka professionaalne helistuudiokompleks ja ka spordikompleks siis ujulaga, aga veel lisaks ka kodu. Et siin on ka ju tegelikult õpilaskodu, et õpilased elavad siin samas majas. Üks tõesti selline eriline asi, mis selle muusika õppimise, balleti õppimisega koos käib, on see, et tegelikult need inimesed, nendest saavad artistid. Ja see hoone mõnes mõttes ise on ka juba nagu selline, ka tema arhitektuur natukene aitab juba sellele kaasa, et siin olles sa oled juba nagu natukene ka mingis avalikus kontsertmajas või mingi sellises avalikus ruumis, et see on võib-olla tõesti see, mis eristab teda nüüd teistest koolidest. Kui sa siia majja sisened, me justkui ei tahtnud, et sa astuksid lihtsalt koolimajja, vaid et sa astuksid pigem kontsertmajja. Et kõik see kuldne portaal ja need suured saalimahud ja see suur peatrepp, et see on justkui vihje nendele suurtele maailmateatritele, maailma kontsertlavadele, et see on kuidagi see pigem see unistus, mille poole sa pürgid. Et siis me kasutasime kõikides saalides justkui samu materjale, aga erineval viisil, andes siis kõikidele saalidele oma tugeva iseloomu ja kõla. Me tahtsime, et siin oleks ka justkui teine õhkkond, mida sa võib-olla tavaliselt ei näe või ei taju, et siis me kasutasime saalides ka palju metalli. Ja metall tundus meile kui sisearhitektile väga suur põnev väljakutse, et kuidas panna see materjal tööle akustika heaks. Sest esimene mõte on see, et metall on vastuolus akustikaga, et see ei saa olla need kaks asja koos. Ja tänu heale koostööle heade akustikutega õnnestus see suurepäraselt, ma arvan. Tegelikult selles majas on nagu veel justkui üks teine maja veel sisse ehitatud, mis siis tagab selle akustika. Need enamus ruume on siin ruumis põhimõttel ehitatud. Võib-olla, et selles hoones on mõned sellised isepärased ruumielemendid, mis meile endale võib-olla just sellise väikse nagu kommina mõjusid siin selles hoones, et me nimetame neid ühtesid nendest linnumajadeks, mille eesmärk on ju tegelikult siis eralduda loomeinimesel oma ruumi, luua, mõelda, mediteerida. Kooliperel oli tegelikult suur vajadus tuua lapsed oma harjumusest välja, panna nad koridoris liikuma. Tänu sellele on loodud erinevad puhkamispesad, sest vahet ei ole, kas sa oled tantsimisega tegelev või sa tegeled muusikaga, et sellist pingelist kehahoiakut on päevast päeva ja seda lõdvestumistunnet on teadlikult siin, ütleme, esile kutsutud. Arhitektuurilahenduse lähtemõte oli luua hoone keskele vaikuse aed. See tähendab, et maja näib tänava poolt endasse tõmbunud ja meenutab kindlust. Tegelik elu käib koolimaja sees. Kui me siin oleme maja käinud külastamas, siis on täitsa tore vaadata, kuidas õpilased seda hoovi ära kasutavad. Et see, kuidas nad tantsivad ja laulavad seal. Ja siis sa mõtledki, et vau, et tegelikult see ei ole nagu tavaline koolimaja, vaid see on tõesti selline, kus sa näed seda loomet õpilastes
iseenesest tulevad, et see ei ole selline, et ma tulen ja ma pean midagi tegema, vaid see tuleb iseenesest nendele, et nad naudivad tegelikult seda keskkonda ise ka. Ja. Ma arvan, et lisaks väga oluline element on siin see, et see maja ei avane ju ilmselgelt väljapoole, et avaneb tegelikult sissepoole. See on ümberringi suured magistraalid, see müra on maha võetud ja see sisehoov on nagu mingi oaas siin nii-öelda, mis ilmselt aastatega aina kasvab edasi seda taimestikku ja puid, et see tekiks selline mõnus puhkekoht. Iga maja taga on inimesed, nii loojad, tellijad kui kasutajad. Ruumikunsti ülesanne on kõik osalised kokku tuua ning anda ehitatud keskkonnale isikupära. Ma arvan, et sisearhitekti võit on see, et sa kunagi ei tea, mis on uus objekt. Sa mõtled, et sulle pakutakse järgmist koolimaja. Ei, see on täiesti uus kontserdimaja. Et selles mõttes, et isegi kui objektid on sarnased või typoloogia või ülesehitus, aga sa kunagi ei tea, kes on sinu vastas uus tellija. See on tegelikult väga põnev eriala, mida enne, õppima minnes ei osanudki ette näha, et siin on nii palju tahke veel. Ma arvan, et see, mida me üritame oma loominguga tavaliselt teha või öelda, siis me üritame läbi selle ruumi avardada inimese meeli või siis tema teadvust või tuua tasse mingisuguseid uusi kogemusi. Et see on, ma arvan, iga projekti puhul see peamine eesmärk meil. See ei ole kunagi selline väga verbaalne, see on pigem selline sisemine veendumus, et arhitektuur suudab maailma paremaks muuta. Möödunud arhitektuuriaasta parimad tõestavad, et ruum on kõikjal ja põimib kokku mitmed valdkonnad. Hariduse, looduse, tööstuse ja filosoofia. Jätkuvalt on esil hea, roheline ja inimmõõtmeline väliruum. Väga selgelt tuleb välja, kuidas ruumikunst peab toetama õppimist ning õpetamist. Ühtlasi näitavad laureaadid ka seda, et väikestel sekkumistel võib olla suur mõju.